Nii, aga tere hommikust ja hakkame oma jutuga siis pihta. Et see on meil siis juba päris mitmes kord klubi pidada ja me alustasime siis koroonateemadel, alustasime Saaremaast, oma liikmesfirmadest Saaremaalt ja kuulsime huvitavat informatsiooni. Ja jätkame siis täna teise kauge kohaga. Ja meil on külalisteks siis Silmeti peadirektor Raivo Vasnu ja VKG Viru Keemia Gruppi, täpsemalt VKG Oili, kes me liige on, esitab siis Ksenia Moskvinaat, töökeskkonnajuht ja räägib meile, mis toimub seal. Nüüd ma alustaks oma juttu sellest, et vaadake, meil on seal üks Anti. Ja Anti on siis nüüd peasekretäri abi, liikmeskonna haldur, kogu meie MailChimpi ja postituse ajaja ja ta on selle koha peal 5. maist ja on koroonale vaatamata väga agaralt siis käed asjale külge löönud ja Anti abiga saame ka neid hommikuklubisid korraldada. Nii et Anti Kraht, et kui te tulevad kirjad ja Anti allkiri all on, siis teadke, see on see mees, kes seal praegu põski natukene punnitab pildi peal. Jah, see on mina. Ja tahad tervitada, Anti, palun. Tere ka kõigile minu poolt siis. Näete, Anti on tore ja mõnus poiss ja tööd teeb ka noore mehe kohta ebaharilikult hoolega ja korralikult ja palju. Aga ladies first ja Ksenial on meile siis rääkida, mis toimub seal kangelaslikus Viru Keemias ja ole kena, palun, Ksenia, võta siis sina jutujärg üle. Okei, aitäh. Et kas on siis näha minu presentatsiooni? No tundub, et on ja sa võid ta panna siis... Ja, kohe. Näha on, jah? Kõik on okei. Ja mind on kuulda, jah? Väga hästi. Et siis tervitusel siis minu poolt ja tänan, et kutsusite esinema. Et nagu juba minu esitluse pealkiri ütleb, siis meie kui kontsern siis ja kui ka VKG Oil siis kohtusime nii-öelda siis kahe kriisiga kohe. Et mul on siin nagu tehtud ka siis sündmuste kronoloogiat, et enne kui Vabariigi valitsus siis kehtestas eriolukorda, me juba nagu olime nii-öelda sellises naftakriisis juba, sest et kui vaadata, siis see nafta hinna langus hakkaski siis pärast naistepäeva, 9. märtsil. Aga kui nüüd rääkida ka selle COVID-i kohta, et me juba hakkasime ikkagi, me ju vaatasime statistikat, monitoorisime, mis nagu maailmas üldse toimub ja siis, et me juba mingi märtsi alguses siis alustasime siis aruteludega, et juhul kui siis nagu Eestis jõuab ja juhul kui Eestis hakkab siis nakatumine, et mida siis peaksime nagu meie ette võtma selleks, et ikkagi kaitsta meie inimesi ja muidugi ka tootmist. Ja siis selline esimene siis kriisikomisjoni istung oli meil siis juba 13, see oli siis reede pärast siis, kui Vabariigi valitsus öösel siis kuulutas välja eriolukorda. Sellel istungil esimesel olid siis kõik nii-öelda sellised nii töökeskkonna spetsialistid teistest tütardest ja olid siis ka peamaja osakonna juhatajad, et kus siis me nagu arutasime, siis rääkisime, et mis nagu ettepanekud, mis meetmed me peame siis hakkama rakendama seoses siis koroonaviirusega. Ja juba alates siis esmaspäev, siis 16, meil siis kehtestati kontsernis kriisikomisjon,
kuhu siis kuulusid siis juhatuse esimees, juhatuse aseesimees ja siis kõik tütarettevõtete juhatuse liikmed. Lisaks sellele siis mina kui töökeskkonna juht, siis suhtekorraldusjuht, personalijuht, haldusjuht ja IT poolt oli ka IT-juht. Et siis sellises koosseisus ja kriisikomisjon nagu kehtib siiamaani, sellepärast, et arvata võib, et ikkagi see koroonaviirus ei ole kuskil ikkagi kadunud. Ja siis alateski siis 16, meil olid siis igapäevased kohtumised, aga Teamsi kaudu, et füüsiliselt meie kokku ei tulnud. Ja siis ka on siin näha, et alates juba 17 me saatsime siis 80% inimestest, need, kes olid nagu võimalik teha tööd kodus, saatsime siis kodukontorisse ja siis selleks, et nagu vähendada seda inimeste siis kokkusaamist ka ja hakkasime rakendama need ohjamismeetmed, mis meil nagu täpsemalt oli see, et näiteks seal, kus oli võimalik, kuna meil käib ikkagi see vahetuste üleandmine ja selleks, et võib arvata, et üks vahetus lõpetab tööd, tuleb teine vahetus, see tähendab, et neil on nagu see risk, kohe nagu 2 vahetust vähemalt saavad nagu nakatuda. Selleks me ikkagi seal, kus oli võimalik, me tegime nii, et nad andsid vahetust distantsilt. Siis meil olid ka olemas sellised reservvahetused. See oli siis juhuks, kui me saatsime mingit vahetuskarantiini. Ja muidugi see oli nagu meie jaoks kulu ikkagi inimest selles koduses valves hoida, aga siin sa nagu pead otsustama, et mis on nagu tähtsam, et natuke võib-olla sa kulutad, aga samas kas siis tootmise seiskumine ikkagi arvatavasti suur mõju avaldab meile. Ja oligi nii, et ausalt öeldes, et meil oli siis selline nagu protsess käis nii, et juhul, kui näiteks isegi kas inimene tundis end halvasti, tal oli palavik, siis kogu see vahetust, kellega ta kontakteerus, neid ikkagi saadeti karantiini, kuni nagu ei olnud teada siis selle testi tulemus. Ja meil nagu siiamaani ei ole ühegi nii-öelda tuvastatud koroonahaiget kontsernis. Selleks muidugi me desinfitseerisime busse, olmehoone, duširuume, puldiruume, et meil käis selline suur puhastustöö ja mis tähtis oli ka see, et ikkagi inimesed olid ka ise selles huvitatud ja nad ikkagi ka aitasid, nad koristasid, kus seal oli vaja, puhastasid neid pindu. Ja näiteks juba alates 13. märts, mis me nagu ka tegime kohe, oli see, et me hakkasime mõõtma temperatuure kõikidele nendele inimestele, kes tulid territooriumile sisse. Muidugi ausalt öeldes kontaktvaba temperatuuri mõõtmine on nagu selline nii ja naa protsess, sellepärast, et kui arvestada sellega, et õues oli ka külm, aga vähemalt see oli nagu selline ka psühholoogiline meede, et ikkagi inimene võib-olla ta isegi kodus nagu mõõdab ja teab, et sellest, et territooriumil ikkagi võivad seda ka teha. Ja mis tähtis oli ka see, et selleks, et nagu kaitsta inimesi, meie töötajad ja tootmist, me panime kinni kõikidele meie töövõtjatele need load ja tegime lahti ainult sel juhul, kui nagu oli mingi väga kriitiline töö, mida nagu edasi lükata ei saa, et mida nagu peaks tegema. Ja selline nagu töövõtjate suhtes meede meil kehtib siiamaani ja praegu see on kuni suve lõpuni, et me nagu vaatame jooksvalt, et kas ikkagi laseme, keda me laseme, et ikkagi hoida nagu seda asja. Ja see on ka muidugi ka veel selles nagu teine ka see, et naftakriis on tulnud ja
täpselt selline nagu asi oli meil tehtud, et kõik need kaitsemaskid, respiraatorid, muud kaitsevahendid ja desinfitseerimisvahendid kätele meil olid igas kohas, meil on siiamaani need olemas. Kaitsemaski me vist soetasime kogu selle perioodi vältel mingi 70 000 tükki. Ja vähemalt meil on ka nüüd olemas mingi reserv, et juhul, kui ikkagi see teine laine sügisel tuleb, et siis me ei pea ma arvan, et võib-olla paljud teist olid ka keegi ei ootanud seda, et sa tavalist asja sa ostad, sa lähed, sa tellid, sulle tuleb, aga seoses selle koroonapandeemiaga, siis need kaitsemaski ja respiraatorid polnud üldse kuskilt võtta. Et vähemalt praegu me oleme valmis, et juhul, kui tuleb see laine, et meil on varu olemas ja desinfitseerimisvahendite varu meil on ka täitsa olemas. Me selliste rahvarohketesse kohtadesse paigaldasime ka need kontaktvabad, need jaamad, desinfitseerimisjaamad ja nad on siiamaani ja me need ka jätame, sellepärast minu meelest on üldse väga hea selline profülaktika ka teiste viiruste suhtes. Et siis sellised peamised põhilised asjad ja vastavalt siis statistikale me otsustasime, et juba et alates 4. mai me hakkasime taastama selle kontoritööd, alustasime peakontorist ja siis tasapisi seal, kus oli vajadus ja kus oli võimalik, siis hakkasime inimesi tagasi kutsuma. Muidugi meil oli kuni eriolukorra lõpuni, kuni 18. mai meil oli nii, et ikkagi kui inimene näiteks, ta on võib-olla riskigrupis ja ta ei soovi veel tulla, siis ikkagi see võimalus, et inimene võib kodust tööd teha, meil oli nendel. Ja kui nüüd vaadata, siis natuke siin hüppasin ka ette, et 25.03, siis kuna ma juba mainisin paar korda, et me oleme kahes kriisis, et siis seoses naftakriisiga oli siis et 25 olid siis ja et me vaatasime üle meie investeeringud ja muud kulud, seal remondi- ja hoolduskulud ja optimeerisime neid võimalikult, et ma arvan, et ka olete lugenud võib-olla ka meedias, et me koondasime inimesi, aga see oli selline minimaalne arv inimesi, et me ikkagi püüame kuidagi neid kriisi ikkagi elada üle ja sellepärast ka, et kui nüüd võrreldes siis selle eelmise naftakriisiga, siis ikkagi me oleme praegu tugevamas positsioonis. Ja kui nüüd siis minna edasi, et me siis võtsime sellist endale siis mõistet, et mis ikkagi on see kriis, et kuidas seda üldse tunda, et kas praegu on tegemist kriisiga või veel ei ole. Et siis siin on siis selle slaidi peal toodud, et ikkagi COVID-19 on traumaatiline kriis, sellepärast, et meie väga ei saa seda praegu muuta, sellepärast ei ole mingit vaktsiini, ei ole ka konkreetset raviplaani. Ja see mõjub ikkagi kõiki inimesi absoluutselt ja pead lihtsalt harjuma sellega, et praegune olukord on selline. Ja kuna ma juba ka mainisin, et me hakkasime ka kontoritööd, juba taastasime ja tagasi tootmisse tulid ka insener-tehniline personal, aga kindlasti meil on jäänud ka ikkagi mõned reeglid, see on siis ikkagi 2+2 reegel seal, kus on see võimalik. Inimestel on tagatud kaitse ja desinfitseerimisvahendid. Ikkagi need füüsilised koosolekud, et ikkagi vältida neid, kasutada Teamsi, Zoomi, Skype'i, telefoni teel, et ikkagi sellised asjad meil kehtivad veel. Et me vaatame jooksvalt ja meil kehtib ka selline meede, mis väga paljudele meestele ei meeldi. Meil on siis need
sisemised suitsuruumid veel kinni, et me nagu vaatame jooksvalt, millal me teeme need lahti. Sellepärast tavaliselt ju suitsuruumides on need kohad, kus nagu kõik kogunevad ja nagu 2+2 reeglit nagu on vist raske jälgida. Ja millega me nagu ka jätkame, et veel et kriisi ajal, selle COVID-i kriisi ajal me nagu eriolukorra ajal hakkasime siis igapäevaselt iga meie tütarettevõte siis täidab tabeli andmetega, seal on ka täidetakse siis ka need varudes me seal paneme siis need desinfitseerimisvahendid, kaitsemaskid, respiraatorid, ühekordsed kindad, kostüümid, et siis vaatame ka, et kui palju kellel mis on nagu jäänud, et siis nagu jooksvalt ja siis analüüsime ja siis vaatame ka, et kas on näiteks mingeid sündmusi seoses siis koroonaga juhtunud ja juhul, kus midagi juhtub, siis me saame nagu jälle kriisikomisjoni kokku kutsuda, selles mõttes, et koosolekut teha ja siis juba vastavalt siis sellele olukorrale siis jälle reageerida ja see monitooring kestab meil siiamaani, et sellega me arvatavasti jätkame veel kaua. See on siis vist nagu selline nagu COVID-i puhul ja mis nagu rääkida siis sellest teisest kriisist, siis nafta maailmaturgudes, nafta hinnalangusest. Et see on nagu graafik selline väga pikaajaline, aga kui te vaatate seda lõpupoole, et ikkagi on näha ja et see meie referentstoode on siis fuel oil, et kuna ta on rafineeritud toode, siis see hind ta nagu viivitusega kukub. See tähendab, et kui see nafta, selle brendi hind kukub, siis meie nagu pool on see natuke viivitusega see tekib, aga üldjoontes, kui vaata ikkagi see toimub see protsess ikkagi paralleelselt. Et selline siis graafik teile ja mis siis nagu selline, et kuna naftakriis veel kehtib, et siis selline vahekokkuvõte oli siis tehtud, et nagu ma juba rääkisin, et selle investeeringute ja kulude kokkuhoid, see on nagu selle kriisiplaanil siis osa. Et see praegu on nagu põhiline see, et ikkagi säilitada meie likviidsust ja me nagu ikkagi peaksime positiivselt vaatama asjades, et ikkagi igas kriisis on kindlasti mida õppida, et ja iga kriis on nagu selline, ei ole nagu sellised identsed kriisid, et kõik nagu on erinevad ja midagi seal nagu saaks ka õppida, et minu poolt on kõik. Et kui teil nagu, ma ei tea, kuidas Tiit praegu ütleb, kas praegu küsimusi esitada või pärast, et kui kellelgi on nagu küsimus, siis ma hea meelega vastan. Ja, aitäh, Ksenja. Me küsime kohe tegelikult ja esimene küsimus, mis ma küsiks, et kas teil maske kantakse? Praegu ei, aga siis, kui oli see ikkagi selline, oli palju juhtumeid ja see, kui see trend ikkagi kasvas nende nakatunud, aga ikkagi ja meil oli selline, et meil nagu konkreetsed nõued oli ainult inimestele, kes töötasid rahvarohkedes kohtades, see tähendab siis need turvatöötajad, sellepärast nad ju mõõtsid kogu aeg ju neid temperatuuri, et kellel oli nagu see kontakt olemas. Ja meil oli ka nõue bussides, ikkagi näiteks kaevurite bussides, et nad pidid ka kandma neid maske. Sest et nagu seal vältida seda lähikontakti oli päris raske. Aga ma ütlen ikkagi, palju inimesi ikkagi lihtsalt ka ise, et meil nagu sellist konkreetset nõud, aga meil oli nii-öelda soovituslik inimestele, ja mis oli nagu ka võib-olla selline, Eesti algul oli see, et me ei saanud neilt seda nõuda, kuna kuskil polnud võtta neid maski, oli ju selline periood, kuskil polnud neid võtta, aga pärast me nagu saime ikkagi hakkama. Ja et praegu ma ütlen ausalt, et viimast nädalat ma nagu ei ole näinud, et keegi nagu kannaks. Aga muidugi neil on see võimalus olemas, et kui inimene tuleb näiteks minu juurde, ütleb, et ma tahan, mul on vaja, siis kindlasti ma talle annan. Selles mõttes see ei ole nagu üldse probleem. Selge.
Aga kas te Sillamäe lähedust ei kasutanud, kui maske ei olnud, et Sillamäel ju pandi tootmise käima? Jah, et teil olid tellimused tehtud, aga vaata pärast ju juhtus nii, et ikkagi riik võttis nii-öelda endale, et siis ei mingi kogust me saime, kas oli vist mingid 5000 nende Sillamäe maski me saime ja et me nagu jõudsime midagi, et see, mis nagu nad meile esialgu lubasid, nad ikkagi seda tegid, aga pärast lihtsalt ei saanud seda lihtsalt. Ksenia, tegelikult olete teie ju 3 kriisi käes, et COVID kõigepealt, teiseks üldine majandusolukorra halvenemine ja kolmandaks nüüd ikkagi see naftalugu. Nüüd naftaga, öelge palun, eelmiste nafta teie jaoks, kriiside ja tarbijate jaoks siiski mõnusate aegade tulemusena te olete pidanud kinni panema ju oma vanaliini ja peenkeemia tootmise. Ja millest on ju väga kahju olnud, rahvas väga laias hulgas ju seda ei tea, et te teete tegelikult väga põnevaid peenkeemia asju, et mitte ainult seda kütteõli, vaid tõesti ka peenkeemia. Kuidas seekord on, kas peenkeemia töötab täie lauluga edasi? Jah, peenkeemia töötab, kivitar töötab. Ainuke, et me panime kinni ühe vabriku, see on siis 1000-tonniline gaasgeneraator, kuna ta töötas meil siis selle sisse ostetud põlevkivil, et ainuke see kõik muud seadmed töötavad täies mahus, et peenkeemia tootmine käib. Aga kui te nüüd oma kütteõli müüte, saate te selle eest raha või maksate peale? Ei, me saame raha ja mis nagu, ja kui nüüd rääkida ka muideks fenooltoodete osas, siis ikkagi praegu on päris suur nõudlus fenooltoodetele ja see isegi ületab pakkumist, et me lihtsalt ei ole isegi praegu võimalised nii palju toota nagu üldse nagu maailmas seda nõuetakse, et see on nagu päris selline ka huvitav asi, et selles mõttes ja, et ikkagi et see ikkagi meil käib, kõik on sellega nagu tipp-topp. No, te olete tublid ja te olete õnnelikud. Kui me seda oma sarja alustasime Saaremaaga ja meie liikmesfirma Saaremaa piimatööstus on ju ka väga andekas olnud omale uusi tooteid välja mõtlema ja leidma ja nende esimene saadetis, mis Itaaliasse nüüd kriisijärgselt läks, et sellele nad maksid ikka päris kõvasid tuhandeid peale. Aga olid loomulikult õnnelikud, et asi hakkas liikuma ja juust hakkas Itaalia poole jälle minema. Nii, mina ei küsi rohkem, aga teised osalised, kas on Kseniale ja VKG-le ehk Viru Keemia Grupile veel küsimusi? Ja ma vaatan, et selles chatis on esitanud mulle küsimuse, et ma ütlen nii, et kuna meil nagu siiamaani ei olnud ikkagi, me ju testisime ju päris ikkagi mingi võib-olla 30 inimest ikkagi testimisel meil käis ja võib-olla ka käis rohkem lihtsalt need, kes olid kodukontoris, me ei teadnud lihtsalt inimesed ju teavitanud just sellest, mis sa istud seal kodukontoris, kes teab, mida sa seal teed. Aga kuna nagu meil ei olnud tuvastatud nakatumist ja meil ei olnud seda kollet siin olemas, et ikkagi need reeglid, piirangud, mida me rakendasime, minu meelest nad kõik olid täitsa okei ja mina vist mitte midagi teistmoodi nagu ei teeks, et kui nüüd vaadata seda, sellepärast, et tulemus ju näitab, et ikkagi nad olid võetud vastu õigel ajal ja õiged asjad. Nii, kas on veel küsimusi Kseniale? Paistab, et ei ole ja aitäh. Väga informatsioon oli ja tore oli kuulda teie ellujäämise võitlusest ja ellujäämisest ka, nii et elame veel ja teine ja kolmas laine peavad meile tulema juba hoopis kõrgelt. Aitäh ja edu. Nii, Raivo, ka rääkimaste koht kuulus Silmet. Ole kena. Tere ka Raivo poolt pisut seletuseks selle Silmeti koha pealt.
Neid Silmeti nimelisi asutusi on meil siin Sillamäel päris mitu. Meie oleme see NPM Silmet, legendaarse tehase number 7 järeltulija, see haruldaste metallide ja muldmetallide tehas. Kuna siin on ka Silport ja Silport kinnisvara ja ühesõnaga Silmet Grupp tegutseb siin edasi. Aga nemad on meie head naabrid. Natuke meeste Covidist. Covidi kogemus kontsernis oli olemas, kuna meil on, enne kui see laine meile jõudis, meil on 3 tehast Hiinas ja kõik need Hiina tehased seisid vähemasti 6 aega, seda valitsuse otsusega, kui neil seal see karantiin oli. Niimoodi, et meie oma neid käsulaudasid ise välja mõtlema ei pidanud, need tulid Hiinast, aga need olid nii karmid, et ütleme niimoodi, et me tutvusime nendega. Juhtumid ise, üks positiivne juhtum meil oli. Naisterahvas koristaja, õnneks kerge juhus, oli 2 nädalat kodus, 2 päeva palavikku, 37 natuke peale ka ja tuli tööle tagasi. Ülejäänud brigaadi me saatsime karantiini. Õnneks oli väike kollektiiv, neil seal 4-5 inimest. Keegi positiivseks ei osutunud, tulid kõik ilusasti tööle tagasi. Mida me tegime? Vastavalt Hiina normidele ja kontserni sisenõuetele hiinlased mõõtsid inimeste temperatuuri 3 korda päevas. Meil on 4,5 töölist, kõigil 3 korda päevas mõõta tundub natuke üle jõu käiv. Et linnuke kirja saada, ostsime samasuguse kaamera, nagu nad maha võeti lennujaamast ja sadamast. Panime väravasse üles puht selliseks poolenisti hirmutamiseks. Saime ettevõtte keskmise temperatuuri läbi selle automaatkaamera teada lõpuks. Aga kui inimene kannab näomaski, prille ja mütsi, siis seda näopinda on nii vähe, et enamus naisterahvaid tulid tööle 27-kraadisetena, nagu see kaamera näitas. Maski kandmise komme, sellega meil muret ei ole, kuna alates 47. aastast tänu tootmisprotsessile tootmisruumides kantakse maski kogu aeg. Siin ei tohi ilma siseneda ka. Pisike kommers Sillamäe maskide kohta. Sillamäe maskide kaitsesaaste on pisut kõrgem kui neil, mitte pisut, 3 korda kõrgem kui neil tavalistel kirurgimaskidel. Ja neid iga päev niimoodi tänaval ees mina ei ole näinud. Nad on ikka täitsa korralikud ja karmid, sertifitseeritud ka. Pisut selle masstootmisega neil kvaliteet langes, aga nad vahetavad välja. Kui miskit on läinud nii, nagu ei peaks minema. Desinfitseerimist tegime rohkem, koosolekut veebipõhiseks, kui võimalik. Reisimist tunduvalt vähem, nii kui nii piirid on kinni. Maski kandmisega mure oli valvega mure. Seal läks 3-4 päeva enne, kui suutsime neile maskid ette suruda, kuna valvurid on selline kontingent, kes arvavad, et nad on surematud. Mis siis veel? Paar paanikajuhtumit oli, kus vahetuse meister põhjendas oma tööluusi sellega, et kartis tööle tulla, kuna tsehhis keegi köhis. Aga sellega saime ka ühele poole. Hetkeks suveks võtame selle kaamera maha nüüd ja vaatame, mis edasi saab. Hiinlasest kvaliteedijuht eriolukorra väljakuulutamisega põgenes, jättis meile hüvastajatu kirja, ütles, tema ei taha näha, kuidas asi siin välja näeb ja sattus Tais karantiini. Võeti sealt lennujaamast maha. Aga tal oli põhjusega, ta oli omal ajal linnugripi põdenud ja ta oli kõik selle eelneva ära näinud. Meil läks õnneks kergemalt. Meie Kanada kolleegid, seal pani kohalik omavalitsus tehase kinni. Lihtsalt igaks juhuks. Nüüd on ta taas avatud, aga õnneks meil sellist käsku ei tulnud. Meie kogu selle COVID eriolukorra töötasime täishooga ja nüüd jõudsime tõdemuseni, et ega tarneahela üks ketilüli ei saa töötada täishooga, kui ülejäänud seisab. Ja see hakkab meil see kuu kohale jõudma nüüd. Kuna tellimusi vähemaks ei ole jäänud, aga meie kliendid siin muldmetallide poole pealt pasv, nad on palunud tellimusi edasi lükata 1 kuu võrra.
kas kuu või 1,5 võrra. Lennukehitajad, kuhu läheb tantaal, nioobium, nemad ootavad riigiabi. Nendega siin iga nädal oleme kontaktis. Neile me toodame, aga juunikuus võtsime hoogu maha. Kuna ei ole mõtet seda olemasolevat toormevaru täiesti tühjaks töötada ja ladu täis toota. Et saatsime nüüd paragrahv 35 järgi, see on koos palga säilitamisega 250 inimest koju juunis, tervelt kuuks. Et metallidest toodame ainult nioobiumi, muldmetallid töötavad edasi. Silmeti toorainest. Silmeti juba ammu ei kasuta, kuidas seda eestikeelne sõna, kuidas on, esmast toorainet, ütleme niimoodi. Meie tooraine ei tule otse kaevandusest. Ta tuleb ettevõtetest, kes selle kaevandusest tulnud materjalist on juba teda huvitavad asjad välja võtnud. Muldmetallide puhul on Solikamskist võetakse välja titaan meie hõimuvendade Udmurtide juures ja meie siis võtame ülejäänud seal lantaani, praseodüümi välja ja sama on ka tantaali nioobiumi puhul. Et see tuleb Brasiiliast, kus brasiillased võtavad sealt välja tina ja uraani ja meie saame siis selle jäägi, millest me võtame välja nioobiumi tantaali. Ja võt see Brasiilia tarneahel, see oli 1,5 kuud täiesti kinni. Kui te uudistest olete näinud Manause linna Brasiilias, mis on Brasiilia põhikolle, nemad seal ongi kahjuks. Ja kord nädalas me nendega suhtleme Webexi kaudu. Neil on 40% töötajatest positiivsed. 40%. 40%. Ma olen Manauses käinud, see on Amazonase keskjooksul miljoni linn ja 2,2 miljonit. Jah, neil kukkus tervishoiusüsteem esimesena kokku ja miskipärast neil ei lähe selle üldse ilusasti. Ja kaevandus on veel Manausest kuiva ilmaga 6 tundi sõita reservaadi keskusesse. Nii et, aga nad panid 1. mail tööle, aga nende reeglid on tunduvalt karmimad. Enne vahetusse asumist tehakse test, nende vahetus on 10-päevane ja päris džunglisse inimest positiivselt ei viida. Töölistega nii palju muret ei pidavatki olema, aga kõik see abipersonal, bussijuhid, autojuhid, mitte liinitöötajad. Aga loodame, et neil läheb paremaks. Täna kella 2 räägime jälle. Vaatame, esimese saadetis nad lubasid meile selle kuu lõpuks siiski teele panna. Aga Raivo, kui see kaevandus on 600 kilomeetrit džunglisse või 6 tundi sõitu džunglisse, kuidas ta oli, aga kus siis selle kaevise esmane töötlemine on, kus siis see nende kaevanduse juures kohe, jah? Ja, kohe kaevanduse juures nad viivad, üks vahetus on neil 600 inimest, kelle nad viivad sinna metsa ära. Ja need 600 inimest nii kaevandavad kui ka töötlevad, teevad selle esialgse separatsiooni ära. Ja kuidas käib neil seal niisugune vahtovõi meetod, nii nagu... Ja, vahtovõi meetod täiesti suletud küla, 3-meetrine aed, et metsloomi eemal hoida, mis viimati, kui seal käisin, oli küll maas, aga nad ajasid loomi välja parasjagu, kes olid pääsenud, aga täiesti karmide reeglitega, seal linnakus on keelatud alkohol ja veel kõiksugu muud lõbud. Aga muidu hästi viisakas ja töökultuuri poolest täitsa tore koht. Tunduvalt erineb sellest linnapildist, mis seal muidu näha on. Aga ilmselt seal muidu ei saagi. Mis olukorras see kuulus ooperiteater on? No jah. Tegelikult see Manaus, teie partnerlinn, on üks põnev koht. Näiteks 100 aastat tagasi oli ta niivõrd rikas või natuke üle 100 aasta tagasi niivõrd rikas, ja käidi valgetes riietes ja neid valget pesu ja särke neid pesti Inglismaal ja laevaga toodi pesust jälle riided tagasi ja kanti. Nüüd on aeg natuke muutunud, jah.
Aga teine potentsiaalne tooraineallikas Aafrika. Aafrikas on väga vähe neid tarnijaid, keda me kasutada võime, kuna me ei kasuta nende tarnijate teenuseid, kes ei suuda ära tõestada, et nad ei kasuta lapstööjõudu ega seal tarneahelas midagi pisutki valesti on. Aafrikast on täiesti kinni kõik. Sealt ei tule midagi. Aafrika riigid on oma piirid niimoodi kinni pannud, et kui ka kaevanduses midagi ka maa peale tuuakse, et siis seda Aafrikast välja vedada hetkel ei õnnestu. Siin on meie Hiina tehas on toonud Kongost lennukiga toorainet, mis on küll metsikult kallis, aga niimoodi lennuühendus toimib, aga mööda maismaad kuskile sadamani jõuda ei õnnestu. Aga tänase päeva seisuga hakkame uuesti täishooga 1. juulist tööle, nii et muud hullu meil siin juhtunud ei ole. Nii, kas sa ootad küsimusi või tahad veel midagi saada? Ootan küsimusi. Aga räägi meile natukene rohkem sellest põnevast Silmetist, sest liiga palju ei räägita. Hakkame sellest otsast, kuidas teil kindlustusega on läinud see õnnetu põleng, mis teil oli ja aastaid tagasi? Ega see nii palju aastaid tagasi ei olnud. Kindlustuse käest on raha käes, tootmisprotsess on täielikult taastatud uuel kujul. Siin üle-eelmisel aastal me sattusime keemiaettevõtete edetabeli etteotsa suisa tänu kindlustusrahadele. Aga ega seda keegi ei vaata, kus see ebida tuleb. Praegult käib nende metallkonstruktsioonide deaktiveerimine. Ühesõnaga, nad pestakse puhtaks, tehakse mõõdistamisi ja see võtab veel 2-3 aastat aega. Meil siin nurgas on omaette see ettevõtte Desakt, kes sellega tegeleb. Ja ajakirjandusele hästi meeldib seda rauahunnikut pildistada ja panna alla kiri, et see ongi Silmete. Et nii hull see asi ei ole. Aga kuna hetkel me norm sisaldavat tooret, mis see norm on, looduslikku radioaktiivsust sisaldavat tooret sisse tuua ei saa, et see liin meil seisab, see hoone, selle hoone analoog põleski maha. Esmane toorme töötlemine. Nii et töötame selle ferroniobiumi peal, mis tuleb Brasiiliast ja igasuguste muude kontsentraatide pealt, mida on maailmas veel saada. Aga mis sellest loost on saanud, kui siin ka vapralt ajakirjandus nagu avastas, et teil nagu mingi radioaktiivsusega jääde ja mis see jama käima läks? Oi, sellest võib rääkida pikalt ja pikalt. Tegemist on tootmistulemusel tekkinud jäätmed on kuidagi, ütleme, materjal, mis sisaldab normi. Teda on 630 tonni, ta on ilusasti ladustatud tünnidesse ja maailmas on 2 varianti, kuidas temaga ümber käia. Tegelikult 3. Üks variant on see, et sealt võetakse välja radioaktiivne materjal ja kasutatakse seda tuumakütusena. Kui palju seda seal on? Ütleme niimoodi, et sellest 630 tonnist saaksime 3 tonni uraani kätte. Kuna see ei ole inimtekkeline, see on looduslik, siis enamus riike kasutab hajutamismeetodit. Austraallased künnavad selle rannaliiva sisse, sakslased segavad teede ehitusel sinna pinnasesse kuni selle kontsentratsioonini, et ta ei ületa looduslikku fooni. Aga kuna Eestis selle põlevkivi tuhaga segamine on ta nagu on, oli ka selline projekt, mis jooksis luhta, siis otsustati see 630 tonni välja vedada Ühendriikides. Et Ühendriigid saaksid sellest toota uraani, see tore firma nagu Energy Fuel. Temaga on sõlmitud leping, et ta selle vastu võtab. Meie hetkel tänasel päeval tegeleme selle kauba ümberpakkimisega. Kõigepealt transporditünnidesse ja siis merekonteineritesse.
on käimas Ühendriikides Energy Fueli poolt välja kuulutatud avalikud kuulamised, et kohalikud hõimud saaksid ka oma sõna öelda. Kohalikud hõimud tavaliselt sellise uue toorme Ohio'sse sissevedamise puhul tõstavad oma häält, siis saavad pisut abiraha juurde ja siis see luba tuleb. Ja see avalik kuulamine lõpeb 15. juuli. Ja see on eelduseks, et me saame eksportloa ja viime kogu selle kauba välja. Ameeriklastele tooraineks. Pisut kahju on. Su kauge eelkäija David O'Brock, mitu vahetust tagasi peadirektor. Ja. David O'Brock ütles, et Sillamäe on imekaunis linn, et tulge ja vaadake. No, rumalad eestlased ei võta väga neid kutseid kuulda ja väga vaevaliselt sattuvad Ida-Virumaa poole. Räägi seda lähemalt natukene Sillamäe kaunidusest ja sellest kuulsast promenaadist. Ja, Sillamäe on selles suhtes huvitav linn, et linnasüda on ju ehitatud ühe korraga Stalini ajal. Et kui 1946. aastal anti välja käsk ehitada see tehas, tegelikult 3 tehast. Üks Udmurtiasse, üks Kasahstani ja üks meile, Sillamäele. Mul on selle käskkirja koopia veel ilusasti lauasahtlis olemas Lavrenti Beria allkirjaga, kes selle ajal vastutas kõigega, mis seotud aatompommiga. Ja käskkiri, et luua tehas number 7 koos kõigi mugavustega, mis sinna linna juurde käivad. Ja rajati Stalini ajal ühtse kompleksina see linnasüda, mis ei ole üldse kole, mõni muigama panev fakt siin on muidugi. See omaaegne konspiratsioon, kes teab Sillamäe linnavalitsuse hoonet, mis on torniga. Et no milleks Nõukogude ajal ehitada linnavalitsus torniga? Kogu põhjendus pidi selles olema, et aga igas Eesti külas on ju kirik. Et mere pealt paistaks, et see on täitsa normaalne küla koos oma kirikuga. Ja sellepärast on Sillamäe linnavalitsusel torn. Aga kui me vaatame praegu, et Sillamäel on tasapisi see linnasüda läheb ilusamaks, merepromenaad on ka nüüd ehitamisel, et linn merele avada, siiski me oleme mereäärne. Tööstust on siia tekkinud üks jagu tänu sadamale, tänu filtritehasele. Nii et tööd siin on. Mure on uuemate hoonetega, et ega uusi kortereid võtta ei ole väga. Aga see vana linnasüda on ilus, et teda on siin korda ka tehtud. Nii et ei ole üldse hullega kole koht. Siin muidugi tuleb üks mängufilm Hüvasti Nõukogude Liit, mida Raplas filmiti, mis kirjeldab Sillamäed kui tõelist põrgut Nõukogude ajal. Kui tegelikult vaadata, siis tegemist oli siiski suletud linnaga ja tunduvalt paremini varustatud linnaga kui ülejäänud Eesti linnad. Kui me räägime siin tarbekaupadest või isegi sellest seltskonnast, kes siia tööle suunati, et kui erialastel ülikoolidel oli võimalus inimesel valida nendel parematel lõpetajatel, kuhu minna ja kui valida oli Kasahstani tühja stepi, Udmurtia, Siberi vahel või Sillamäe vahel, mis oli Baltikumis ja mere ääres, siis loomulikult paremad valisid selle I will call back. Kanada on ärganud keset tööd. Siis loomulikult see parem seltskond pääses Sillamäele. Nii et omal ajal see oli omadmoodi Silicon Valley võrreldes selle ümbritsevaga. Aga selle viimase lause ja selle Silicon Valley ja selle parema seltskonna koha pealt ma julgeks küsida, et oma Sillamäel käikude ajal ma olen ikka siit ja sealt kuulnud seda positiivset suhtumust Tiit Vähi suhtes. Kas see Tiidu püha ja positiivne vaiv lehvib endiselt Sillamäe kohal või? Jaa, aga Tiit on üks Sillamäe suurimaid tööandjaid seniajani tänu sadamale, mida ta arendab.
no aga teine pool ikkagi inimesed vist päris hästi mäletavad seda aega, et kui need haruldased metallid mitte kuskil ei läinud ja keegi neid ei tahtnud ja selle asemel, et tehas seisma panna ja inimesed lahti lasta, hoiti neid palgal ja hoiti elus ja paremaks läksid, siis läks asi tööle kohe. Jah, see asi on meeles ja praegult Silmet Grupp uusi töökohti loob. Et siin avati meil äsja ju see ammoniaagiterminal sadamas, ka suur objekt võimsusega 1 000 000 tonni ammoniaaki läbilaskevõimsusega, mis annab inimestele tööd. Ja eks ta panustab linna hea korda ka. Sillamäel on muidugi teisigi põnevaid asju. Minul on sinu juures seal toredad õpilased, Katja ja ma juba aastaid tagasi Katja käest küsisin, kui ta oli meil eestikeelsel koolitusel, et kus te olete nii hästi, kus te olete eesti keelt õppinud? Koolis. Kus te koolis käisite? Sillamäel. Nii et Sillamäe venekeelsest koolist saab ilusa eesti keele ja nii et lasega olla. Et põnevas kohas tegutsed, Raivo? Jah, igav siin ei hakka, ütleme niimoodi. Nii, palun, kas on kellelgi veel Raivole küsimusi? No, palun. Jaan, sina oled alati küsimas olnud, et nii, paistab, et meil on vaikus ja meie aeg hakkab pikkamööda siis ka täis saama. Meil on kokku lepitud, et see hommikuklubi siis kestab 30 minutit ja maksimaalselt tund, et kui tund täis saab, siis me paneme suud kinni ja kustutame tuled ära ja lähme laiali. Me teeme, aitäh toredatele esinejatele, informatsioon oli põnev, mida me saime ja kogu meie lugu lindistati, nii et me teeme kodukale väikese uudise, korrigeerime natukene seda lindistust ja seda saab järel vaadata ja seda lugu saab meenutada. Ja kutsume osalema. Järgmine hommikuklubi on siis tuleval neljapäeval algusega kell 10, et meie MailChimpi postitus tuleb eelteade, aga klubipäeva hommikul kell 8 saadab siis MailChimp veel kord meeldetuletuse, et tulge ja kuulame, mida Eestimaal meie liikmesfirmades põnevat toimub. Aitäh teile ja ICC Eesti on uhke oma liikmesfirmade üle. Jõudu! No, sina ütled ka midagi või? No.